Miks mitte osaleda poliitilises mängus? See tähendab liituda koalitsiooniga. Ma mõtlen, et terve igavik opositsioonis ei teeni avalikkuse huve nii hästi kui võiks. Ma tahan parandada seda eeldust, et araablased hakkasid alles hiljuti mitte keelduma valitsuskoalitsioonidesse Iisraelis minemast. Keeldumine tuleb Iisraeli sionistlikelt parteidelt. Enamik sionistlikke parteisid arvas tollar ja arvab ka praegu, et aeg pole veel küps. Et araablased sekkuvad Iisraeli jaoks olulisse küsimusse, julgeolekusse ja Iisraeli kui juudi riigi olemusse. Seetõttu keelduvad nad araablasi või araabia parteid oma koalitsiooni kaasamast. Aga aastal 1992, kui Rabin moodustas oma koalitsiooni, 2 araabia parteid toetasid Rabinit hääletades tema valitsuse poolt. Nad soovitasid teda presidendile, kui te istunud aktiivselt koalitsioonis. Jah, aga nad toetavad seda. Aga küsimus. Tol ajal oli rahuprotsess. Siis tahavad Iisraeli araablased rahuprotsessile tagasi anda. Nüüd, ja ma püüan vastata teie küsimusele, miks mitte praegu Palestiina araabia poolelt, mitte koalitsiooniga liituda? Sest kogu aeg tegeleb valitsus okupatsiooniga, nad on okupeeritud aladel. Toimuvad sõjalised tegevused, tehakse samme meie palestiinlaste, meie rahva vastu, eks ole. Siis, kui sa astud valitsusse, langeb sulle kollektiivne vastutus ja sa vastutad selle eest. Poliitika eest läänekaldal ja siis Gaza sektoris. Aga lubage mul sellel teemal edasi suruda. Siis küsimus siin ei ole ainult midagi, mis kuulub meile, siinsetele palestiinlastele Iisraelis. Küsimus on palju suurem. Ja siis, kui sa liitud koalitsiooniga, on sinu vastutus selle eest, mis juhtub sinu rahvaga läänekaldal ja Gazas, väga suur. Nii et kui Mansour Abbas liitus koalitsiooniga aktiivselt, mitte ainult väljaspoolt toetades. Sa ütled, et 2021 aastal toimus suurem muutus just Bennetti ja Lapidi, mitte Mansour Abbasi vaatenurgas. Aga mis puudutab araabia elanikkonda, siis koalitsioonis oli araabia partei ja midagi katastroofilist ei juhtunud. See on hetk, kus Lapid, Bennett and Lapid, allkirjastas koalitsiooniga liitumise. Ma arvan, et see oli ajalooline hetk Iisraeli poliitilises ajaloos. Aga sa ütled, et tavalise Iisraeli araablase jaoks, kes võib-olla peab end isegi Palestiina iisraellaseks, muudab see olukorra võimatuks. Aga jällegi, midagi katastroofilist ei juhtunud Iisraeli araablaste jaoks. Ja mõned võivad öelda, et sellise isiku nagu Mansour Abbas koalitsioonis olemine parandas nende elu või muutis araablaste osalemise Iisraeli poliitikas tavapärasemaks. Ja kui nüüd Naftali Bennett ütleb, et koalitsioonis ei ole araabia parteisid ning kõik sionistlikud parteid ütlevad, et ainult sionistlikud parteid. Kas see tähendab, et see katse ebaõnnestus? Ei, ma ei arva, et see ebaõnnestus, kuid araabia kogukond on nüüd selles küsimuses lõhenenud. Ja väga paljud araabia palestiinlased siin Iisraelis arvavad, et nüüd on aeg sellest konkreetsest valitsusest lahti saada. Siis koalitsiooni astumine on meie viis mitte ainult oma olukorra parandamiseks, kuritegevusega ja teiste probleemidega tegelemiseks, vaid ka lõpetada see ajajärk, kus paremtiib, äärmuslik paremtiib moodustab koalitsiooni
ja teiselt poolt mäletavad paljud Iisraeli palestiinlased endiselt, mis juhtus Gazas, mis toimub praegu läänekaldal ja mida asunikud praegu läänekaldal teevad. Ja siis ongi, pole lihtne olla osa koalitsioonist. Olgu, küsimus on selles, kes moodustab selle uue koalitsiooni. Et ta on parem tiivast ja ta ei tee küll täpselt sama asja, aga ta jätkab okupatsiooni. Vaata siin. Jah, ma tean, ma just kirjeldasin meie kogukonna lõhenenud avaliku arvamuse 2 poolt. Aga minu jaoks arvan ma, et nüüd saame toetada, nagu tegime 1992 aastal, eks. Mitte olla osa vastutusest valitsuses, vaid toetada poliitilist muutust Iisraelis. Sest kui need parteid, opositsioon Iisraelis moodustavad koalitsiooni, siis selleks on võimalus. Meie palestiinlaste jaoks ei ole ühtegi alternatiivi, poliitilist alternatiivi. Poliitiline alternatiiv on parempoolsete tagasitulek võimule. Praeguses poliitilises olukorras ei ole meil muud valikut, kui toetada seda osa Iisraeli poliitilistest parteidest. Nii et sa ütled, et sinu jaoks oleks ideaalne lahendus naasta 1992 aasta Rabini mudeli juurde, kus toetati väljastpoolt, mitte proovida mõjutada seestpoolt nagu Mansour Abbasi, Naftali Bennetti ja Yair Lapidi mudelis. Siin on üks väga oluline ja sügav mõte.